Julgegi tunnistada vigu. Need on minu jaoks olnud kõige suuremad õppetunnid. I'm on top of the world, now I'm living and the good just gets better, keeps on giving not even close to the end, it's just beginning, life is Marite, sina oled olnud personalijuht hästi suurtes ettevõtetes, et see eelmine töökoht oli Meriton, kus oli peaaegu 500 inimest ja nüüd sa oled olnud juba tükk aega siin Sanitexis, kus tegelikult on mitu ettevõtet ja samamoodi kasvatanud selle suureks. Kuidas sinu kui personalijuhi töö on läbi selle aja muutunud? Kas väljakutsed on teistsugused täna, kui näiteks olid mõned aastad tagasi? Absoluutselt. Mõned aastad tagasi oli oluliselt lihtsam leida seda tasakaalu töötajate ja ettevõtte vajaduste vahel. Täna aga me peame väga hästi paindlikuks muutuma töötajate jaoks just, et leida seda tasakaalu nende nii-öelda eraelu ja tööelu vahel. Just see paindlikkus on see, mis on kõige rohkem muutunud täna. See on kusjuures väljakutse, mida ma olen nii paljude personalijuhtidega rääkinud sellest, et see ongi täpselt see, et kus praegu tuleb selline kõigile sobib motivatsioonipakett kuidagi ümber teha selliseks hästi personaalseks. Kuidas sina oled seda teinud? Oled sa avastanud mingisugused nipid, trikid või kuidas seda teha nii, et see sobiks igale inimesele? Siin ongi, suures ettevõttes peamine ongi see, et sa ei saa teha erandeid. Sa pead lähtuma mingitest üldistest reeglitest, aga siiski seal juures jääma ikkagi suhteliselt personaalseks. Ehk siis sa pead sõna paindlikkus jälle, sa pead ise olema hästi paindlik, et leida see lahendus, et sa ei tee kellelegi teisele liiga, aga samas see üks töötaja, kelle jaoks on see üks pisikene asi võib-olla väga oluline, et see oleks ikkagi täidetud. Ehk siis see ongi hästi palju läbirääkimist kogu aeg. Paindlik tööaeg. See on kõige rohkem täna minu arust teemaks, millega me tegeleme. Teie olete kasutanud GoWorkabiti abi ja tööampsaid ka juba tegelikult pikki aastaid. Just. Millistes olukordades teie siin Sanitexis kasutate GoWorkabiti? Kus see kõige rohkem väärtust teie jaoks loob? Peamiselt on see logistikavaldkond, milles me kasutame ja GoWorkabiti me oleme kasutanud just hetkedel, kus me ei saa logistikas ette planeerida väga palju töömahtusid ja ma saan täna teada, et mul on homme tohutu maht sees ja meil on väga kiiresti vaja need asjad ära teha, siis alati me oleme saanud GoWorkabitist tegelikult abi. Või siis on sellised üksikud projektid, kus me teame, et meil on osaliselt vaja kasutada inimest üks päev nädalas. Et just sellistel puhkudel. Mida ma ise kasutan hästi palju just GoWorkabiti puhul, kui mul ongi tööamps üleval ja ma tean väga kindlalt inimest, keda ma tahan, aga ta ei ole mul kandideerinud sinna, siis ma saan ainult kutse. Saadke kutseid hästi palju, et inimesed üldjuhul enamul jaolt nad vastavad sellele ja tulevad. I'm on top of the world, now I'm living and the good just gets better, keeps on giving. Kas sul on ka mingisugune selline üks põhimõte, mis sa oma töös näiteks järgid alati, mis alati aitab, mis alati töötab? Olenemata olukorrast või? No näiteks. Kui ma üldiselt räägin, siis minu põhimõte ongi see, et ma püüan igas asjas midagi positiivset leida. Minu jaoks ei ole see, et kas klaas on pool täis või pool tühi. Ja igal asjal, isegi kui alguses see tundub natukene halb, siis midagi positiivset sellel on. Ja sa pead ise selle üles leidma. Ja see aitab sellest töös nii palju kaasa. Vähemalt minu puhul see toimib väga hästi. Et see on see, mida ma järgin ja iga inimene, uus inimene, kes sul siit maja uksest sisse astub, siis alati vaata teda kohe potentsiaaliga, et tema on see järgmine inimene, kes võiks olla mingi osakonna juht või millise väärtuse ta loob sinu ettevõttele. Et see aitab hästi palju igapäevatöös kaasa ja see on see põhimõte, mida ma püüan järgida kogu aeg. Paljud personalijuhid räägivad, et värbamisel peab juba nagu perspektiivi ette nägema ja tegelikult sa pead mõtlema ka selle peale, et siin võib olla nagu erinevaid asju, mis siin ettevõttes võivad juhtuda ja mis suunad võivad tulla. Mis on need omadused või oskused täna, mida sina kandidaatides vaatad, kui sa värbad enda ettevõttesse inimesi? Kuidas sa ära tunned selle, et sellest inimesest võib kasvada midagi edasi ja sellest mitte? Meie jaoks on kõige olulisem, vähemalt mida mina vaatan kogu aeg, on see, et silmad säravad ja inimene on motiveeritud tegema seda tööd. Kui tal need kaks asja on, sest meie neid mõjutada ei saa. Et kui tal need kaks asja on olemas, siis tal on juba väga suured eeldused loodud. See, et ta tunneb huvi ja ta on selline optimistlik ja rõõmsameelne. Ja need on tihti peale mis isegi naerame, et need on olulisem kui see magistrikraad seal. Absoluutselt. Et see tahtmine
et kui on näha, et see inimene tahab, see mängib kõige suuremat rolli meie jaoks. Ma küsiksin sinu käest seda ühte asja, mida sa oskaksid näiteks kas soovitada või öelda teistele inimestele selle põhjal, mis sa ise tänaseks kogenud oled? Ära kunagi anna alla. See on minu jaoks olnud see, kus ma olenemata olukorrast, kui pikalt on mingi olukord kestnud, see võib olla ka mingi pooleaastane protsess, et siis mõtledki, ära anna alla, leia piisavalt argumente, analüüsi ka ennast seejuures tegelikult, et sa ei võitleks lihtsalt sellepärast, et mul on õigus, vaid et see oleks põhjendatud ja julgege tunnistada vigu. Need on minu jaoks olnud kõige suuremad õppetunnid. Ma arvan üldse, kui ma mõtlen kogu tööprotsessi peale. I'm on top of the world, now I'm living, and the good just gets better, keeps on giving, not even close to the end, it's just beginning.